Tere, minu nimi on Kätlin, töötan turismi valdkonnas ning täna räägin teile rekreatsioonikorraldusest. Kui kaua oled antud valdkonnas tegutsenud ja kuidas sinna jõudsid? 20 aastat võin julgelt öelda, kuigi tegelikult ma olen sündinud hobuturismi talus ning ratsamatku siis juba 14-aastaselt läbi viinud. Mis sulle meeldib rekreatsioonikorralduse juures? Ma arvan, et mulle meeldib väga palju, kuna rekreatsioon tähendabki sündmusi ja tegevusi, mis on inimese tervisele kasulikud. Mulle väga meeldib korraldada sündmuseid ning kõige lahedamaid projekte on võib-olla siis startupiga Põhjamaadesse reiside korraldamine. Kuidas on omavahel seotud rekreatsioonikorraldus ja turism? Need on väga tihedalt seotud, et turism on rekreatsioon, kui see on tervisele kasulik. Ja näiteks Tallinna Ülikoolis rekreatsiooni õppides meile anti 3 soovituslikku suunda, mida valida. Üks on siis tervise monitoorimine, mis tähendab näiteks treeningud ja siis tervise kontroll ja heaolu. Teiseks suunaks näiteks turism või loodusturism, mille mina valisin, või siis 3. valik on sündmuskorraldus. Milliseid turismi valdkonnaga seotud töökohti oled pidanud? Juba teismelisena olin abiks ratsamatkade ja ratsalaagrite korraldamisel ning kanuumatkade läbiviimisel. Kuid võib-olla kõige erilisem on Põhjamaadesse reiside korraldamine siis startup-ettevõttega ja näiteks, kus saab firmalisi vaadata, põhjapõtrade saanisõite ning neid kõiki lumiseid tegevusi nautida. Milliseid karjäärivõimalusi on turismi valdkonnas? Võimalusi on kindlasti palju. Näiteks siis hotellinduse, laevanduse või lennundusega seotud administratiivtöö kontoris. Aga kui kontorist välja minna, et siis põnev on kindlasti minna mõnda eksootilisse paika näiteks grupijuhi või giidina kaasa. Kellele sobib töö turismi valdkonnas? Ma arvan, et väga hea, kui sul on alati head ideed, et mida üldse teostada, siis need projektid ka õnnestuvad. Teiseks, sulle võiks inimestega meeldida suhelda ja kindlasti tulevad kasuks võõrkeeled. Kuidas leida praktika kohta turismi valdkonnas? Ma arvan, et see on imelihtne, et näiteks paljudele sündmustele, näiteks laulupeole või siis karikaetappidele erinevates spordivõistlustel tahetakse alati vabatahtlikke ning selle saab ka ülikooli siis praktikaga siduda. Et ma ise tegin ratsalaagreid lastele ja tegin päris mitu laagrit ning teenisin ka palka, nii et julgege küsida. Räägi üks põnev lugu enda tööst. Turismi puhul tuleb kindlasti seikluseid ette. Näiteks, kui me käisime müügi siis kohtumistel Bangkokis, siis meie tegevjuht sai toidumürgituse kallitest austritest. Ning siis tuligi lennujaamast tuli organiseerida täitsa ratastool, et siis saaks töökaaslane siis ikkagi koju toimetada. Anna üks soovitus noorele, kes soovib minna õppima turismi valdkonda. Kindlasti soovitan leida häid kontakte, kellega koos midagi organiseerida ja teie silmaring avardub. Jätke meelde, maakera on ümmargune.